Aga pakun, et hakkame minema ja võtangi ja jagangi ja panen siit slideshow käima ka. Nii. Kus me nüüd siin oleme? Paudist. Paut on iseenesest ju imelihtne manööver, mida me kõik oleme ilmselt tuhandeid ja tuhandeid kordi teinud. Ja ütleme siis nii, et ma üritasin tõtt-öelda seekord natukene ka aero kesksust sisse tuua, aga mul ei õnnestunud see üldse, sest et minu arust jällegi, nagu te tähele olete pannud, need, kes eelmistel webinaridel ka osalenud on, siis ma üritan suhteliselt detailselt ja nüansirohkelt selgitada, kuidas paati käsitseda ja ütleme siis nii, et aeroga minu arust nagu väga häid videosid interneti avarustes ei ole, kus tehakse kõike suuremalt jaolt korrektselt. Et seetõttu peate jällegi kahjuks ilkade ja laseritega rahulduma. Ja loodetavasti siis suvel saame ühed head paudid ja ka muud manöövrid videosse ja saame interneti avarusi kostitada ka siis korrektsete manöövritega aerode kontekstis. Nii. Mida pidada silmas pautimisel? On siis VMG, on paudil kõige olulisem komponent ja ütleme siis hästi levinud ja enamasti tõene fakt on see, et paut võtab kiirust vähemaks ja see, kes paudiga kaotab võimalikult vähe kiirust, see on hea pautija ja kõige kiirem pautija. Tänapäeval see mingites oludes enam tõele ei vasta, on see, mida ma öelda tahan. Ehk et vähemalt ühe mehe paadi Svert paadi klassides on võimalik väga vaiksetes tuultes ka pautimisega VMG-d võita ja tegelikkuses hoopis kiiremini purjetada, kui seda ilma pautimiseta tehtaks. Olen ise võistelnud, äkki oli aasta 2019, kus väga kehva tuulega nädal oli sellises Itaalia linnas nagu Genoa, kus oli MK-etapp, siis seal olid esikümnes päris mitu sellist sportlast, kes tavapäraselt esikümnes ei ole. Ja miks nad esikümnes olid, on see, et nad on just nimelt pautides oluliselt paremad kui oma ülejäänud oskustes, siis purjetamise oskuste spektrumi üleselt. Ja selle Genoa võistluse ütleme, huvitav fakt oli see, et ühes krüssus trackeri pealt ma lugesin kokku, et see, kes esimesena üles märki jõudis, see tegi, äkki oli 48 pauti või midagi säärast. Ja see, ühesõnaga, tahan sellega rõhutada seda, et on võimalik ka VMG-d võita, mitte ainult kaotada. Kas on kellelgi juba küsimusi? Kuna ma ei näe seda ekraani, siis tehke nii, nagu Andres ütles, mikker julgelt lahti ja küsige, kui midagi küsida on ja segage julgelt vahele. Ma küsin siis kohe ära, kui Andres siin julgustuseks saab raamatu, et nüüd see manööver, et sa vaikses tuules pautimisega võidad, see on niisugune pumpamise lähedane liigutus, eks ole. Kas seda kunagi karistatakse? Karistatakse. On isiklikult mind ka korduvalt karistatud ja see on väga hea küsimus ja vastus läheb juba, ütleme, taktika valda selles suhtes, et kui me siin üldiselt räägime paadi käsitsemisest ja tehnilistest oskustest, siis oskus omaette hästi nõrga tuulega on ennast positsioneerida teiste pautimisambitsiooni omavate sportlaste vahele. Ja mis ma selle all mõtlen, on selle nimi on, isegi harjutus on selline, mille nimi on Diamond Tax. Miks Diamond on sellepärast, et ta on teemanti kujuline. Ehk et paadid kohtuvad, kui sa ilmselt näed mu kaamerat, ma näitan näppudega. Paadid kohtuvad, paremals
vasakals annab teeb hästi lähedale paudi, paremal halsil olev ütleb, et ahah, ei ütle midagi, aga oma tegevustega ütleb, et ahah, ma saan nüüd segatud ja paudib kohe ära. Sellel parema halsi omal on ideaalis siin temast omakorda paremal pool raja poolel veel keegi, kellega ta teeb samamoodi ja piltlikult öeldes see olukord, mis tekib, on see, et paadid lähevad mööda raja keskjoont lihtsalt niimoodi nagu teemantikujuliselt kogu aeg kohtuvad. Ideaalis on enam-vähem täpselt sama head pautijad, niimoodi, et keegi ei saa eelist, keegi ei lähe eest ära, aga võrreldes paatidega, kes on äärtel ja ei paudi, nad lähevad ülemise märgi suunas oluliselt kiiremini. Et see on see, kuidas karistust ja lippu ei saa. Et kui sa lihtsalt lähed paudi järel uhkes üksinduses, siis sellel ei ole nii-öelda võistlemisega ja tee andmisega, miks pautiga manöövrit tolles olukorras on vaja siis teha, mitte midagi pistmist ja sellisel juhul tõesti saab karistada. Väga hea küsimus. Liikudes edasi, siis hästi oluline on paudi puhul pidada silmas, et see, mis jõu te panete sisse pauti minnes, ehk siis enne, kui paat läbib vastutuule kurssi, see on see sama, mida te saate teisel halsil tagasi. Ehk et ütleme, noorte ja laste purjetamises on hästi tavapärane kõrvaltvaatajatel, kindlasti olete ise näinud, et tehakse paudi see osa manöövrist ära, kus paat läbib vastutuule kursi ja siis jäädakse allatuule boordi, et lasta paati kreeni, et siis omakorda tõmmatada selle pumbiga maha. Et see on ääretult ebakorrektne lähenemine, et see, kui palju kreeni paudist pärast vastutuule seisu paadil on, see otsustatakse vastutuule läbimisele eelnevalt sellega, kui palju te sinna jõudu sisse panete, ehk et ka nii-öelda siis paudi eelselt, kui tugeva enda peale kreeni tõmbe te teete. Ja siis erinevates oludes loomulikult see, kui palju jõudu te tahate sisse panna, on ääretult erinev. Ehk et väga vaikse tuulega te tahate panna hästi palju jõudu enne vastutuule kursi läbimist pauti ja tugeva tuulega te ei taha panna mitte mingit jõudu, et oleks maksimaalselt vähe ka teiselt poolt pauti välja tulles. Nii, võib-olla isegi näitangi kohe, ma ei tea, kas see hakkab mul käima siin. See on suhteliselt klassikaline, tegemist on väga-väga hea purjetajaga, ütlen vahele, et see ei ole kuidagi maailma kõige kehvem paut, aga see on väga-väga kaugel heast paudist. Et siin on täpselt näha, et kuna pauti minnes eriti jõudu ei rakendata, tuul on vaikne, siis tegelikult paat ei lähe ka kreeni ja silmaga nähtavalt, kui te seda videot vaatate, siis paat ei kiirenda paudist välja tulles. Et see on, kohe hakkan pihta vastu hambaid andmisega, see on halb näide, see ei ole hea paut. Enne kui ma lähen edasi ja näitan, milline võiks olla väga vaikses ilmas hea paut, siis ütlen veel vahele, et üleüldiselt veel hästi oluline pautide puhul on see, et laine ei ole meie sõber. Et igal juhul, kui on võimalik pautida laineid vältides, siis on mõistlik seda teha. Ehk et kui on selline ilm, kus vahepeal on suuremad lained ja vahepeal on väiksemad lained, siis teha seda kindlasti võimalusel väiksemate lainete hetkel. Samamoodi, kui on väga suured lained, siis katsuda seda teha olukorras, kus meri ei ole nii üles-alla võimalusel.
Vastupidi, kui on hästi suured lained ja näiteks ookeani swell, siis täitsa vabalt võib teha ka pauti lainest alla sõites, kus paat on kõige kiirem. Ja võib-olla viimane õlekõrs on alles selline klassikaline jahipurjetamise variant, kus võiks siis paadivöör läbida vastutuule seisu laineharja peal. Et see on tegelikult nagu, ütleme, purjetamisõpikute kontekstis see, kuidas pauti võiks teha, aga praktikas väidan, et see on nii-öelda viimane õlekõrs ja kõige kehvem nendest ette paisatud variantidest. Nii. Liigume edasi. See on suhteliselt hea näide väga jõulisest, väga väikse tuule paudist. Panen igaks juhuks ühe korra veel. Nii. Ja millega siis tegu? Mida päriselt praktikas teha ja millega arvestada? Esimene ja kõige tähtsam asi, mis tegelikult on kõikide tuultega üks ja sama, on pautimisel see, et veenduge, et teil on sooti piisavalt vaba. Selleks siis, ütleme, on mõistlik tõmmata näiteks käsi kõrgele õhku. Sellega te teate automaatselt, et te natuke rohkem kui meeter sooti vabastate, mis on enamasti väga piisav. Ja siis ei jää teil jalgade ümber kinni, ei jääda teil, ütleme, sooti viirata, üritades kuskile kinni. Ja tõenäosus, et manööver teil õnnestub, on palju suurem kui see olukord, kui teil jääb soot kuskile ümber kinni ja te ei saa tegelikult sooritada manöövrit nii sääraselt, nagu seda tegema peaks. Aga väga väikse tuule puhul siis sealt edasi on paslik lasta paadil kreeniga pöörata ehk et natukene anda aldule boardi kreeni, mis seal eelmises videos, kus El Salvadori purjetaja pautis, võib-olla kui midagi mina nuriseksin, siis see on üks asi, et tal oli seda nii-öelda aldule boardi kreeni liiga palju ja enne juba põgusalt rääkisime pumpamisest ja pambist, et seal on, ütleme, see paut on hästi kiiresti midagi säärast, mis jääb žüriile silma. Aga natukene kreeni lasta paadil minna, et ta naturaalselt, ütleme siis kreeniga liiguks vastutuule suunas, on väga-väga kohane ja lasta seda lihtsalt paadil iseseisvalt teha on väga mõistlik mõte. Seejärel tuleks teha täpselt säärane julge ja selge pamp, nagu eelmises videos oli. Ja mis puudutab siis ilkat, siis tõmmata plokid kindlasti kokku. Eesmärk on siis ka aero puhul tõmmata soot nii maksimaalselt sisse, kui aero puhul seda sõiduolukorras kunagi tehakse. Miks on see, et te koristaksid purje nii-öelda, ütleme siis ründenurga maksimaalseks ja et ei hakkaks tegelikult paat vastu tuult pöörates purjest koheselt sisse lööma, vaid et see nii-öelda purje sisse löömise hetke lükkaksite maksimaalselt kaua edasi, et mida rohkem on pingul puri, seda kauem ta sellises sääraselt püsib, et ei hakka puri eest olulisel määral sisse lööma ja nii-öelda lotendama. Et see on see eesmärk. Et see ründenurk oleks maksimaalselt tõhus.
Järgmine asi, mida seal eelmises videos samamoodi oli näha, siis üleminekut ehk et seda vastutuule seisu on paslik nihutada, siis venitada maksimaalselt pikaks. Et ma olen see isegi kirja pannud, et I challenge you ja teid kõiki siis, et pigem hästi vaikses tuules enamus paudid, mida ka maailma tasemel nähakse, on pigem liiga kiired, et väga kohane on seda pauti venitada, et seda vastutuule seisu maksimaalselt ära kasutada olustikus, kus tõesti on tuul väga vaikne. Loomulikult, mida tugevamaks tuul läheb, seda kiiremini seda vastutuule seisu tuleks läbida. Ja mis selle venitamisega veel ja tegelikult eelneva pambiga ka siis haakub, on see, et olenemata sellest, et võib-olla on väga vaikne tuul, siis väga selgelt see pamp ja venitus siis tähendab praktikas seda, et tagumik peab saama märjaks. Jääte sinna pealtulepoordi suhteliselt pikaks ajaks ootama ja sellega kaasnevalt, kui teil, see on nagu hea indikaator, et kui tagumik on kuiv, siis ilmselt ei ole paudid piisavalt sellised jõulised ja ei aita teie VMG-le kaasa. Nii, edasi liikudes on oluline, et kui vastutuule seis on läbitud, siis tuleks anda sooti järgi. Et seal on, ma ei tea, Aerol võib-olla ei ole seda teemat, aga Ilkal on taga Traveler, mis peab jõudma uude alltulepoordi ja kui sa annad sooti järgi, siis on kaks asja tegelikult. Praktikas Traveler liigub oma kohale ja gravitatsioon teeb oma töö, kuna paat on sinna poole kreenis. Ja teine asi loomulikult, ma isegi mis on eesti keeles stooling? Ma isegi ei oska, et purje vool katkeb ja purje pakki tõmbamise tunne tekib, kui te tõmbate paati lihtsalt pumbiga maha, ilma et te oleksite sooti viiranud. Et ütleme sellel jõul, mida te purjele rakendate, ei ole võimalik ahterliigist mõistlikult väljuda. Ja tegelikult sellel pumbil ei ole nagu väga suurt kasutegurit, et kui te viirate sooti, siis jõud, mida te rakendate, läheb ahterliigist välja ja paat kiirendab. Aga juba ütlesingi ära, et mis see viimane asi siis on, et tõukad ennast üles teisele poole boardi peale hüppega ja tõmbad pambiga paadi maha. Aga enne seda veel pead vahetama käed. Ja siia ma olen ka pannud kirja, et European TAC ei ja North American TAC jah. Ehk et mida see praktikas tähendab, et purjetamise vähemalt Ilkade slängis ja sloganis vanasti nimetati paudi hetkel käte mitte vahetamist. Nimetati eurooplaste viisiks pautida, ehk et jäeti käed selja taha risti, tõmmati paat maha ja vahetati käed pärast seda, kui paat on maha tõmmatud. Ja Põhja-Ameerika paut oli siis säärane, et vahetati käed enne pumbi tegemist ja enne paadi maha tõmbamist. Ja minu väga tugev soovitus ja veendumus on, et õige on Põhja-Ameerika paut ehk et kätevahetus enne pampi ja mitte pärast. Ja sellel on tegelikult suhteliselt hea põhjendus ka. Et tegelikult kui te teete paudi sääraselt, eriti hästi vaikse tuulega, kus te jätate käed vahetamata ja üritate jõuliselt paati maha pampida, siis teie käed väga kindlalt jäävad liiga lühikeseks ja te rakendate oma roolile automaatselt selle selja tagant
roolipinni pikenduse hoidmisega ja samal ajal välja kallutusasendisse minemisega tekitada sellise olukorra, et teie rool tahab vallata ja see on tegelikult esiteks räige pidur ja teiseks väga-väga vaikses tuules, kus te tekitate, ütleme siis hetkeks oluliselt parema apparent wind nurga, sest et tegelikult pigem tahate hetkeks pärast seda pampi sõita kõrgemale, kui normaalne tuule close hold kursinurk teil seda lubaks. Nii, vaatame peale ka, millest ma räägin. Muidu ma ainult räägin ja see kõlab võib-olla kõik natukene. Ma näitan esimene kord täiesti ilma mingisuguse slow motionita. Plokid kokku, kätevahetus ja tõmme ja taha. Ma usun, et siin oli näha, kuidas, et te nägite, kuidas paat kiirendas. Siin tuleb neid kohe veel. Enne oli ka küsimus, et kuidas mitte kollast lippu saada, siis see on suhteliselt hea näide siin, kuidas mitte kollast lippu saada, et ollakse pundis koos ja pauditakse näiliselt niimoodi, et see kõik on ääretult vajalik. Ja siin tegelikult, kui korra, et praegu tal on jälle plokid koos, teisel halsil oli paremini näha, aga kui paudist välja tuleb, siis on selgelt soot on järgi ja pärast seda, kui ta on paadi maha ära tõmmanud, siis tõmbab soodi jälle uuesti peale. Et see vasakule halsile pautides oli seda väga hästi näha siin, kui palju ta laseb sooti järgi pärast seda, kui ta on läinud üle vastatuule kursi. Nii, küsimusi vahele. See on ideaalne näide väga vaikse tuule paudist. Väga jõuline ja väga efektiivne. Mul üks küsimus oleks. Nii. Et kui ta teeb selle paudi ära ja jõuab nagu teise halsi peale, siis siin nagu videos mulle tundus, et tal jube kaua on nagu soot järgi. Kas see peabki olema nii? No ütleme nii, et siin on siin kirjas current wind speed on 3,5 knotti. See on alla 2 meetri sekundis, mis tähendab praktikas laseriga sõites seda, et block to block, mis on see laseril enim levinud sõidustiil, millega on kõige efektiivsem krüssunurk. Seda rakendades sa pood enda lahterliigi lihtsalt nii jubedalt kinni, et sul ei teki mitte mingit voolavust ja paat tegelikult ei liigu väga hästi. Et nii vaikses tuules laseriga ei saa hästi sõita block to block. Okei, aga põhimõtteliselt, et kui nagu lahterliik lahti jääb, et siis nii kaua võib peale tõmmata? Ja. Kui oleks, ma võib-olla näitangi selle peale kohe järgmist videot, et siin on ka väga vaikne tuul. See on see sama Genoa võistlus, millest ma rääkisin ja see Trinidad ja Tobago kott on üks nendest, kes, et siin nägid, siin ta lasi soodi järgi ja tõmbas kohe peale tagasi. Sest siin on juba tuult nii palju rohkem, et ta saab südamerauga block to block sõita. Aitäh! Üks asi, mida ma kirja ei ole pannud ja siit videost praegu vaatan ja mida on hästi oluline ka öelda, on see, et mida vaiksem on tuul, seda vähem me kasutame pautimiseks rooli. Et me üritame
maksimaalselt juhtida paati kreenidega. Ja mida rohkem on tuult, seda rohkem me hakkame ka rooliga seda juhtimist tegema. Et siin ka, kui vaadata neid paute, siis suhteliselt pikalt püsib rool väga neutraalses asendis. Ja ka siis, kui on vaja läbida vastutuule kurssi, siis tegelikult rool ei käi hetkekski isegi 45 kraadi all, rääkimata sellest, et ta kuidagi risti käiks. Siin viimases paudis, et kui te vaatate, et milline on ka vahe, et siin paremalt taisilt vasakule pautides ta venitab mõnusasti ja pikalt seda pauti. Ja vasakult taisilt paremale, kuna tal on tee andmise kohustus, siis ta teeb ka enda jaoks järsu paudi ja kohe kasutab ka rohkem rooli. Ja tegelikult ka näha on, et kiirendus on kohe oluliselt kehvem, kui siis, kui ta saab rahulikult venitada seda pauti. Nii, veel küsimusi? Et selle võib-olla ma kommenteerin veel seda mahapambi ja et miks raskust tahapoole tõmmata, et miks tõmmatakse nendes videodes, mida te ka nägite, et miks tõmmatakse taha, see on selleks, et shootida paadi nina üles. Ja nüüd, kui me teeme seda European tacki näiteks, et ei vaheta käsi ära ja hoiame selle raskus taha olukorras vallavat rooli, siis see on tegelikult nagu kaks täiesti üksteist välistavat liigutust ja see on tegelikult paadile räige pidur. Ehk et selleks, et see sääraselt välja tuleks nagu Charlie'l seal videos ameeriklase etteastes või Trinidadi ja Tobago esindajal Andrew'l, siis tulebki neid tegevusi täpselt niimoodi selles järjekorras teha, siis tuleb ka suurepärane tulemus kokku. Nii. Aga lähme edasi siis keskmise tuule juurde. Keskmine tuul võib-olla on nagu selline, kus paut on nagu kõige igavam. Et võita enam midagi ei ole ja ütleme siis, et kaotused pigem on ka väiksed. Et kui ütleme hästi tugeva tuulega ikkagi nagu paut väga tuksi läheb, siis võib ümberge ja igast pulli saada, et pannakse nagu pautidele jällegi nagu suuremat rõhku ja tihtipeale keskmises tuules jäetakse nagu see tähelepanuta, et ütleme üleüldiselt väga alahinnatud minu arust paadi käsitsemine keskmistes tuultes, kus tegelikult samamoodi vahe tehakse ka maailma tasemel sellega, et kes tehniliselt paadiga paremini hakkama saab. Ja vahed on tihti ka keskmises tuules kõige väiksemad, et vaikses tuules on hästi oluline tegelikult tasakaal sellele, et kas sa saad selle ühe ja üksiku pagi kätte ja kui saad, siis oled koheselt mitukümmend meetrit teistest ja vahed venivad pikaks, sest et ka üksteise segamisel on hästi suur osakaal ja samamoodi venivad vahed pikaks tugevates tuultes, et keskmistes tuultes on paadid tavapäraselt kõige rohkem tihedalt koos märkides ja seetõttu tegelikult olenemata sellest, et ma alustasin seda mõttekäiku sellega, et just kui on nagu kõige igavam, siis tegelikult nagu olulisus on ehk isegi kõige suurem tehnikal keskmistes tuultes. Alustame jälle täpselt samamoodi, et veendume, et soot on vaba. Hoiame paadi flat, see on hästi oluline vahe võrreldes siis selle hästi vaikse tuule paudiga. Et keskmise tuule paudis me kindlasti ei taha enam mingisugust kreeni andmist, et paat ise läheks. Ja paat ise läheks siis kreeniga pauti, et mida me keskmise tuulega juba teeme, on see, et me lähme pauti rooliga. Eelmine video oligi, korraks oli juttu sellest, et millal roolida ja millal mitte, siis keskmise tuulega me lähme juba rooliga pauti.
et kreeni me ei anna ja kallutusasendist me ära ei tule, enne kui meil on vaja hakata poomi alt läbi pugema. Ja siis loomulikult, mida tugevam on tuul seal keskmises range'is, siis ütleme, seda vähem me tahame seda raskust välja viia, et sisse minev jõud oleks väiksem, sest vastasel juhul me teisele poole hüpates ja seda maha pampi tehes lihtsalt ei ole keegi meist piisavalt jõuline, et me sellega hakkama saaks. Ja mida väiksem on tuul, siis seda rohkem me ikkagi seda jõudu sinna sisse panna tahame, et selle pean oluliseks seda nagu üle toonitada. Üks asi, mida veel nagu Aamen kirikus põhitõe või nagu dogmaatilisena võtta on see, et mida tugevam on tuul, seda järsem on paut. Et kui on hästi tugev tuul, siis on palju juttu, mis on ka tõene, et tugeva tuulega ei tohi kiirustada, sest et siis lähevad käed-jalad sõlme ja tekivad vead, mis on hästi tõsi. Aga paut, kui on otsus, et nüüd tuleb pautida, siis paudi manööver tugeva tuulega peaks olema suhteliselt järsk ja suhteliselt kiire. Nii. Liikudes edasi, siis kui puri täitub tuulega teisel pool, siis jällegi anname sooti järgi. Täpselt nii palju, kui tunnetame, et seda on vaja teha. See on selgelt nagu tunnetuse asi. Ma julgeks öelda, et tubli, ütleme, laseril võib anda seda järgi niimoodi, et tubli võib-olla mitte päris meetrit, aga piltlikult öeldes natuke vähem kui meeter sooti on nagu täiesti normaalne järgi lasta. Ja siis järgneb tegelikult täpselt sama, mis vaikse tuulega, et tegelikult siin nüüd ei ole mitte mingit erisust. Et ainus erisus on see nii-öelda pauti minemise loogika ja kuidas seda tehakse. Et sel hetkel, kui on juba nagu paat läbinud vastutuule seisu, siis toimub piltlikult öeldes kõik täpselt samamoodi nagu hästi vaikse tuulega. Ainukese vahega, et seda üles shootimist, mida ma hästi vaikse tuulega katsusin selgitada, seda keskmise tuulega ei tehta enam. Sest et seda kiiruse võitu ei ole ja me üritame minimeerida kaotusi. Ja seetõttu seda näilise tuule hetkelist võitu meil ka ei teki, et me võiksime korraks kõrgemale sõita. Aga vaatame peale. Välja näeb. Siin on kaks asja, head asja koos siin videos. Üks asi on, et me näeme, et ta ei tule kallutamast ära. Teine, mida me näeme, on see, et ta suhteliselt palju juba rooliga aitab, oluliselt rohkem aitab rooliga. Suhteliselt palju lükkab rooli endast eemale ja läheb pauti rooliga. Teine hea asi, mis me ka siin videos näeme, temal küll, ma julgen väita, et tal jäi see liidri pibo jäi poomi alla kinni. Aga siin on nagu hea näide sellest, kuidas jääb ootama. Jääb ootama pärast pauti, et see ei ole mõistlik tegevus ja samamoodi stoolib paati. Muu on, nagu ma ütlesin, sama nagu vaikse tuulega, mis puudutab paudist välja tulemist. Samamoodi vahetab käed. Ja sõidab järgmisel paudil edasi või halsil vabandust. Küsimusi vahele? Niisugune termin nagu tõukanud üles teisele poole keha ees. Et mis see nüüd tähendab, mis ots sees veel saab minna teisele poole?
Ma mõtlen, kohe üritan näidata, väga hea küsimus jälle. Siin videos on hea seda näidata. See on see, mida ma mõtlen. Et kui maha tõmbamise hetkel tuleks nihutada keha taha, et shootida paadi vööri üles, siis selleks, et te saaksite vahetada käsi enne seda, kui te shootite enda keha taha, te peate viima oma keha vastupidi ette. Et kui te olete juba seal boardi peal, siis te peate nagu piltlikult öeldes kallutama ette, et pinni pikendus mahuks selja tagant mööda. Okei, see on mitte keha ees nagu liikumissuunas, vaid keha ees nagu vööri poole peab olema. Jaa, nagu vööri poole, just. Okay. Võib-olla ei ole väga hästi mul kirja pandud, vabandust, aga see on see point, et kõigepealt, kui nii-öelda siia reili peale jõuate, siis kõigepealt viite keha vööri suunas ette, et saaks vahetada käed ja siis tõmbate kohe taha alla. Jällegi, et paut tundub ju imelihtne ja hüppad lihtsalt teisele poole, aga tegelikult on päris palju pisinüansse selles alla sekundi olevas manöövris, mis puudutab siis vastatuule seisu läbimisjärgset aega. Kõigepealt ette. Taha. Nii. Siin on mingi video veel. Mingi minu igivana video on ka veel. Jällegi ei tule kallutamast ära ja võimalikult pikalt hoiame paadi flat ja siis, kui lähme pauti keskmise tuulega, siis lõpu lähme rooliga, et siin on ka rooli korraks hästi palju juba. Seda vaikse tuulega teha ei saa. On kohe pidu. Nii. Ja nüüd tugev tuul. Tugevas tuules on, algus on jällegi täpselt sama. Veendu, et soot oleks vaba. Olenevalt siis painduvusest tasemest, mis tasemel me purjetame ja tuule tugevusest tegelikult, mida ma siia kirja ei ole pannud, siis vähemalt ilkadel on ühest hetkest väga tugeva tuulega on mõistlik ka juba enne pauti anda järgi kontrat, sest et vastasel juhul, kui natukenegi läheb jõudu pauti sisse, siis paudist välja tulles läheb paratamatult poom kohe vette ja kui poom läheb väga tugeva tuulega vette, siis on suhteliselt tõenäoline, et te käite ümber või vähemasti jääte sinna maa ja taeva vahele tumma loomaga võitlema, et mitte ümber käia. Et sellest tingituna on teinekord mõistlik isegi ka kontrat järgi lasta. Nüüd oluline on seda öeldes rõhutada, et see kontra ei saa minna palju järgi. Et see on väike grammikene, mis ta järgi saab minna, sest et vastasel juhul teil läheb puri tuule lipuks, nimetame seda sääraselt ja tegelikult see paut on jällegi hästi aeglane liigutus ja teil on pärast paudist väljumist purjes selgelt liiga palju jõudu, et see on nagu kontra pealevõtmise eesmärk, et see jõud ära koristada. Nii.
mis on siis oluline veel, on see kohe alguses, et siin tugeva tuulega on hästi tähtis see, et paat oleks maksimaalselt flat läbi kogu paudi. Just see point on see, mida ma just hetk tagasi avasin, et jumala eest ei läheks poom vette, et kui poom läheb vette, siis tugeva tuulega on suhteliselt suur tõenäosus, et see lõpeb ümberkäimisega. Seetõttu ei saa kehaga mingit roolimist teha, tuleb pauti minna hästi tugevalt ja järsult rooliga, mingit kreeni alla kindlasti ei tule anda ja kallutusasendist samamoodi ära ei saa tulla. Et kallutusasendist saab tulla alles siis ära, kui te asute minema poomi alt läbi. Järgneb siis hästi järsk vastutuule läbimise manööver. Ja kui puri hakkab teisele poole tuulega täituma, siis väga julgelt sooti järgi, pigem rohkem kui vähem, eriti kui me räägime väga tugevast tuulest, et see õhk välja saada ja te jõuaksite selgelt korralikult kallutusasendisse, et poom ei läheks vette. Ja muu teema on endiselt täpselt sama, lõpp, pump ja kätevahetus. Ja mida veel teha tugeva tuulega, mida tugevam on tuul, seda rohkem seda teha, väljuda paudist allapoole tihttuule kurssi, ehk et mida tugevam on tuul, seda rohkem tuul paudi ajal paati aeglustab ja seda rohkem on teil vaja paadile võimalikult kiiresti saada kiirust tagasi peale ja seda on hästi hea kiiresti teha nii, et hetkeks võtate allapoole tihttuule kurssi ja selle abil siis paat kiirendab märksa kiiremini kui täpselt tihttuule kursil sõites. Võib-olla vaatame jällegi videos, mida see kõik tähendada võiks. Nii, kus me oleme siin. Julgelt rooliga, paadil kreeni eriti ei ole ja tänu sellele ei tule ka paadist väljudes eriti kreeni. Suhteliselt hea ja stabiilne paut. Kui millegi üle viriseda, siis ei olnud väga hea kätevahetus, aga ütleme nii, et see oli tegelikult julge näita, et maksimaalselt kiiresti, mida sellises olus teha on võimalik. Siia üks video veel, jällegi minust endast. Ja kuidas neid siit ära võtta. Aga las nad siis olla. Et siin võiks vaielda, et võib nagu isegi julgemalt allapoole võtta ja rohkem sooti viirata. Aga oluline on see, et mingit nagu pausi ei ole. Kohe full kallutama ja mis tegelikult nagu tugeva tuulega on hea, on see, et see kätevahetus on nagu selles suhtes palju naturaalsem ja loogilisem kui vaikse tuulega, sest et sa lähed maksimaalsesse kallutusasendisse niikuinii. Et sa ajad oma keha sinna taha sirgu niikuinii ja siis sa lihtsalt pead hetkeks natukene rohkem pööri poole sinna välja ajama, et saaks need käed ära vahetada ja siis normaalsesse kallutusasendisse tagasi. Tegelikult ma olen siia väga uhkelt teinud copy-paste kõik eelnevatelt slaididelt, aga nüüd tugeva tuulega seda raskust taha tõmmet ilmtingimata ei ole vaja. Et sellel ei ole tegelikult nagu mingit olulist pointi, mida ta edasi kannaks. Nii,
Nii palju paudist. Küsimusi? Vaikus. Mis võib-olla lõpetuseks ütleks, et paut on selline asi, et maailma tasemel ei ole ka mitte keegi, mitte kunagi oma pautidega liiga rahul. Et on päris palju selliseid tiime, kes olukorras, kus tuult absoluutselt ei ole ja on ka suhteliselt kehv ilmaennustus, jutt siis treeningutest ja treeninglaagritest, et on terveks laagriks suhteliselt kehv ilmaennustus, et hästi tavapärane on see, et minnakse ka täieliku plekiga välja ja tehakse trenni, mille nimi on free pumping, pannakse rada sisse, kui natukenegi tuulesuund on ja läbitakse see rada lihtsalt ilma siis nende kollase lipu reegliteta, lihtsalt pautides ja harjutades seda hästi vaikselt vastutuule läbimist ja väga head kiirendust. Et see on selline never ending story, et seda on kogu aeg ja lõppematult vaja harjutada, et kui ka mina veepeale teiega tulen, siis kindlasti on mul väga palju nüansse, millega ma absoluutselt rahul ei ole, kui ma hakkan paute tegema, olenemata sellest, mis ilma või mis tuule tugevusega tegu on. Nii. Ülemine märk on ka nagu üks võib-olla samamoodi nagu paut, et nagu suhteliselt nagu lihtne asi, aga jällegi sarnaselt paudile, et kui vaadata, kuidas keskmine noor ülemise märgi võttu sooritab, siis tegelikult nagu nii lihtne asi ei olegi. Ja kohe algatuseks siis mul on kõikidele sellistele rekreatiivses füüsilises vormis olevatele inimestele meie siinses seltskonnas, kes ei treeni tippsportlase kombel, väga hea uudis, et ülemine märk on nagu küll üks väga selgelt sellistest kohtadest, kus tegelikult jõul ei ole mingit erilist kaalu ja seal on hästi oluline see, mida me teeme ja mis hetkel me teeme. Et esimene asi, millest rääkida ülemise märgi võtmise puhul on trajektoor ja vasakpoolne pilt on võetud interneti avarustest mingisugusest postitusest, kus on juttu ülemise märgi võtust ja seal postituses oli juttu siis strateegilisest ja taktikalisest vaatest, et üks on see, et sa tahad minna alla väljast kaarega, 2 on keskelt ja 3 on see, et sa lähed seest kaarega, aga reaalsus on see, et need kõik 3 manöövrit vajavad erinevaid lähenemisi, et seda ei ole võimalik ühe ja sama manöövriga lahendada. Olenemata sellest, et paremal ma olen üritanud Paintis joonistada, siis et trajektoor on copy-paste, ma olen lihtsalt märgi tõstnud erinevatesse kohtadesse ja sellest lähtuvalt siis on võimalik kas sissepoole suunale ennast lähemale positsioneerida või väljapoole mineku suunale ennast lähemale positsioneerida, aga mu tegelik mõte on see, et loomulikult me peame hakkama seda trajektoori muutma, et kui me lihtsalt täiskäigul sõidame ja vallame alla ja tõdeme, et me nüüd oleme sattunud siia, siis see on ilmselt suhteliselt tugevalt head tulemust pärssiv, et ütleks, et ülemise märgi võtt on oma olulisuselt vähemalt laseripundis, kui on inner loop suurvõistlustel üks kõige olulisema kriitilise sõit läks hästi või halvasti kaaluga hetk üldse. Et kui te suudate selle märgivõttu sooritada hästi ja minna selles suunas, kuhu te strateegiliselt soovite minna,
siis tõenäosus, et kas võidate palju kohti või vähemalt ei kaota, kui te olete ees otsas ja teil tuleb räige tuulekott 50 paadi poolt kukile. Ja kui te teete kehva märgivõttu, siis on hästi kiire see, et fliit neelab teid alla ja teil ei olegi võimalik terve taganttuule jooksul mujal kui kuskil emba-kumba ääre peal vabat tuult leida ja tavapäraselt siis on kaotused hästi suured. Nii, ja kuidas me seda trajektoori siis muutma lähme? Et kõige olulisem on tegelikult üldse ettevalmistus, mitte see manööver ise. Ja ettevalmistuse juures on kõige olulisem see teadmine, et mis edasi saab. Ehk et kui tagasi tulla siia, siis see, kas te tahate minna sisse, välja või keskelt, see määrab kõik selle, mida te tegema hakkate. Ja see on üli oluline, eriti suure fliidi sõitudes, et sellest lähtuks ka teie manööver ja teie sooritus. Et kui te olete harjunud, et krüssu lõpus olete juba üksjagu väsinud ja et võtan selle märgi ära ja siis vaatan, mis edasi saab ja kas või kuidapidi rada viltu on või kuhu poole laine viltu on ja kuhu poole me sõitma peaksime. Mis on kõik erinevad nüansid, mida kindlasti tuleb ka punetamisvõistlussõidus arvesse võtta, siis mu point on see, et see on tegelikult ülemismärgi võtta on väga selgelt see koht, kus manööver ja see sooritus sõltub sellest strateegiast, mida te tegema siis lähete. Et ma toon näite natukene hiljem. Et hästi oluline on see, et teadmine, et mis saab edasi. Et enne märgivõttu te peate juba väga täpselt teadma, kas te tahate minna sisse, kas te tahate minna välja või te tahate minna keskelt. Siis tuleb tükk tühja maad ettevalmistuse kontekstis ja siis on vaja klaarida soot, et te saaksite märki võttes selle järgi anda. See on väga tavapärane, et seda ei tehta. Ka minul tuleb seda selgelt ette, et ei jõua seda teha põhjustel X, Y ja Z ja siis ei ole praktikas ka võimalik alla vallata või vähemalt. Sellisel juhul ei saa seda teha mõistusega, nii nagu ma eelnevalt üritasin rõhutada. Et siis saab teha ainult toore loomajõuga. Ja siis, kui soot on klaaritud, siis on tegelikult otsade järgi laskmine ja see nüüd sõltub tuule tugevusest. Et kui on tugev tuul, siis on hästi selge, et enne märgivõttu tuleb järgi anda kontra ja sellega tavapäraselt asi ka piirdub. Kui on keskmine tuul, siis antakse järgi ka kann. Kui on vaikne tuul, siis antakse järgi kõik otsad ja otsade järgi andmise siis järjekord võiks olla säärane, et kui hakkame vaikse tuulega tulema, siis kõigepealt läheb järgi poomiliik, siis läheb järgi kann ja siis viimasena läheb järgi kontra. Kui nüüd poomiliiki ei lase enam järgi, siis ehk et on keskmine tuul, siis kõigepealt läheb järgi kann ja siis läheb järgi kontra. Ja kui poomiliik ja kann kumbki ei lähe järgi, siis läheb järgi ainult kontra. Kontra on viimane, mis läheb järgi, aga ta peab minema järgi. Kui te kõike ei jõua, siis see on kindlasti väga selge asi, kus kompromisse teha ei saa, et kontrasoot peab järgi minema. Ja mis on ka oluline, võib-olla siis, mis puudutab boat preparationi poolt, on see, et kontra ei tohiks minna kuidagi suvaliselt järgi. Et head sõitjad ei lase kontrat slackiks niimoodi, et nad lasevad lahti ja siis teevad vallamise ära ja siis vaatavad, mis edasi saab. Siis tihtipeale on paat nii palju ebastabiilne, et võite ümber käia ja ei saa ka lasta järgi natukene, et siis kui teen vallamise ära, siis lasen vajadusel veel järgi. Et tegelikult hästi kohane on, et teil on kontrasoodi peal märgid, top-tipp, kellel neid ei ole ja te teate täpselt, mis asendisse te kontra
järgi laskma peaksite, et vallamise manööver oleks suurepäraselt sooritatav. Nii, ja kui ettevalmistus tehtud, siis on jäänud ainult jäänud sooritus. Ja Vabandust, ma küsin kohe küsimuse jälle. Jaa, ole nii. Top tipp, et märgid teha. Kas nüüd see, kui palju kontrat järgi lasta, kas märke on üks või on iga tuule jaoks eraldi märk? Minul on täiesti nagu praktiliselt lähenedes, siis laseritel on üldiselt, ilkadel on üldiselt 5 märki. Ja need märgid on praktikas enamasti seotud tegelikult krüssu kontraasenditega. Kui me märkidest üldsegi räägime, siis ma väga soovitan teha kõikvõimalikele otstele ja poomidele ja poomiliigi jooned ja märgid on ju. Et mina olen üldiselt oma karjääris hästi tugevalt selline tundega sõitja, aga lihtsalt kui teil on faktid, siis te ei pea mõtlema nende teemade peale üldse ja te teate sellist makrotrimmi alati. Et mul on see ilm, ma tõmban sinna trimmi märki ja kui ma siis tunnen, et seal trimmi märgis on midagi natukene valesti, siis annan natukene rohkem järgi või võtan natukene vastupidi peale. Ja see on ka vastuseks sinule oluline, et kui me räägime alla vallamisest, siis minul on taganttuule märk, mis kehtib ilka peal kõikide taganttuule ilmade vastu. Ja siis mõnedes oludes ma lasen nõks vähem ja mõnedes oludes ma lasen nõks rohkem. Et piltlikult öeldes, kui on ikka hästi plekiralli ja hästi vaikne tuul, siis lasen rohkem, et oleks rohkem flikki afterliigil, aga ütleme nii, et vallamise kontekstis vähem ei lase kunagi. Et vallamise konteksti tegelikult ka vaikse tuulega lasen lihtsalt taganttuule märki ja teen oma vallamise ära. Nii. Sooritusest. Eeldused ettevalmistus on tehtud ja siis on vaja soot järgi anda. Ja mu point on see, et ma hästi palju olen näinud seda, kuidas kangutatakse seal õrre peal ja loodetakse jõuga ära teha see vallamine olukorras, kus tegelikult vallata on ülilihtne, kui lihtsalt viirata sooti. Ja vallata tuleb julgelt rooli ja kreeniga, ehk et tõmmata paati enda pool peale kreeni ja tõmmata rooli, mis siis on omakorda 2 siis paadi liikumissuunda mõjutavat tegurit. Ja võimalusel siis, kui te juba kreeni abiga ehk et enda keharaskusega paati juhite, siis on mõistlik ka seda sarnaselt sellele paudile, et kui te tõmbate, siis tõmmake ka nagu taha suunas, et siis vallamise hetkel pöör ei sukeldu nii lihtsasti. Ja siis, kui olete vallamise manöövri ära teinud, siis alles siis on võimalik paat flatiks saada ja oluline on, et see paat ka siis flatiks saab, et mis on ilmselt tavaline harjutamise ja õpiprotsessi osa on see, et te käite mingid korrad enda peale ümber. Üks teine väga legendaarne ilkapurjetaja nimega Tom Slingsby, kes tänaseks on väga tubli Sail GP ja Ameerika Kapa sõitja, kindlasti te olete kõik kuulnud. Tema ütles selle kohta, et kui trennis ümber ei käi, kunagi kui ma taga koos trenni tegin, et kui trennis ümber ei käi, siis ilmselt ei õppinud midagi või ei üritanud piire piisavalt nihutada. Et see, kui ta trennis ei saksiidi, siis see on ülinormaalne ja väga soovitan seda vallamise ja ülemise märgi võtu protsessi nagu forsseerida sääraselt, et kombata, et kus need piirid on. Nii, ja tulles nüüd tagasi selle soorituse konteksti läbi selle trajektoori juurde, siis tegelikult kui te soovite trajektoori number 1 ehk et väljast minna, siis on okei see, et
teil ongi selline sujuv trajektoor ja te ei lase purje väga palju järgi ja tulete kallutamisasendis ja teetegi rahuliku stabiilse manöövri. Aga nüüd, kui teie valik on 3 ja kui teie valik on veel 3 sääraselt, et näiteks ei taha tegelikult üldse halssida, vaid tahate negatiivis sisse minna, siis selleks ainukene lahendus on, et teil on esiteks piisavalt ruumi, et ei saa väga tihedalt märki tulla. Ehk et siin paremal poolsete piltide peal see kõige ülemine ei saa kindlasti teie lahendus olla. Ja kui te juhtute tulema hästi teravalt märki ja endiselt tahate minna järsult sisse, siis ainukene lahendus on see, et te sõidate põhimõtteliselt märgist mööda, lasete väga järsult soodi järgi ja teete selle trajektoori hästi-hästi järsuks ja lühikeseks. Ja seda on võimalik teha siis sääraselt, kui te põhimõtte tasandil pidurdate paadi kinni, kui me räägime tugevamast tuulest. Et on hästi järsk ja nii-öelda tühja purjega vallamine. Olema ka see on nagu koht, kus oleks õige aeg hakata videosid näitama. Siin on tegelikult korraga mitu head näidet. See on Tokyo Ilka Medal Race, kus esimene paat tuleb rahulikult ja plaanib rahulikult lihtsalt kontra järgi. Ja see on nüüd see nii-öelda rahulik ja stabiilne vallamine, millest ma räägin, kus see trajektoor on nagu enam-vähem muutumata kujul, et tema läheb kas otse alla või väljast kaarde siin. Nüüd tuleb tänaseks 2-kordne olümpiavõitja Austraaliast Matt Wern, kes tahab minna sisse. Et kui te vaatate, mida ta teeb, siis ta laseb kontrani juba järgi. Puri lööb juba eest sisse. Ei ole absoluutselt kallutusasendiski. Paat on tal lihtsalt hetkel flat. Ei kasuta mingit toorest jõudu. Kontra järgi. Puri lööb sisse. Ja siin tuleb Korea ja teeb suhteliselt sarnase liigutuse. Kontra järgi ja nii-öelda sooti viirates, nii et puri lööb sisse järsk vallamine. Võib-olla siia kõrvale. Kontra järgi. Need ei ole juba kõige paremad näited, need tulevad juba Pakstanis üle krüssuga. Et vastukaaluks ma võib-olla näitan sellist videot. Mis on ka tegelikult, need on, mulle tundub, et noor purjetajad. Ja selles suhtes, et tulemused on suhteliselt head siin videos. Aga siin on ka näha, et tuleb selgelt kreenis paadiga üle purjestatult. Et kui lasta siin olukorras rohkem sooti järgi niimoodi, et vabandust, eesliigist lööb selgelt puri lööb sisse, siis see vallamise manööver on lihtsalt palju kiirem ja palju kergem, et ei ole üldse vaja selle nii-öelda tumma loomaga siin võidelda. Nii, ma loodan, et see on
mõistetav. Ja nüüd viimane, mis on tegelikult ülemise märgi võtu puhul, eriti kui on tuuline, kõige olulisem on täpselt see, mida see paat siin teeb, et tegelikult ülemise märgi võttu tuleb ajastada vastavalt lainele. Et see reaalne parim sooritus on selline, mis haakub sellega, et te saaksite kohe märgist klissi ja kohe märgist surfates minema niimoodi, et teil tekiks automaatselt ka see nii-öelda hea kiiruse fooniga flow ja saaksite hakata keskenduma siis allatuule otsa sellele nii-öelda rütmi tekitamisele, sest et ütleme, kui me räägime klassikalisest 7-8 meetrit sekundis Tallinna lahe Nordwesti ilmast, siis see on hästi tugevalt selline rütmi purjetamise olukord juba, kus kiiruse vahet tulevad puhtalt ja ainult tehnikast. Nii. Jälle on läinud kauem kui tund. Oih, nüüd läks vale nupp. Aga mina olen vuristanud oma mõtted teile ette ja nüüd on teie kord küsida. Üks võimalik olukord on see, oli vist see trajektoor 3, eks ole, võtad märgi ja peab kohe haltsima ka. Ja. Lahvatusahtik olukord, seal võib igasugu asju juhtuda, aga mõni nipp? Mina ütlen, et minu arust on see oluliselt vähem plahvatusohtlik olukord kui seesama 3, nii et sa lähed negatiivi. Et seda, kui ma lähen koos vallava paadiga tule tagasi paadi keskmesse ja vajadusel suru paati flatiks, et ütleme, nii Ilkal kui Aeral on hästi selgelt see, et sul ikkagi on nagu vaja siis alltulepoordi jalaga ehk vasaku jalaga suruda paati maha ja seda teha oskuslikult niimoodi, et sul oleks paat päriselt balanssis, on minu arust palju keerulisem ülesanne, kui lasta tal minna selles suhtes, et kui ta tahab minna vallamise hetkel, paat soovibki minna halsi ja siis on see top tipp või ütleme, see nõu, mis ma oskan anda, on see, et lihtsalt peavad olema kiired jalad ja käed ja pead kiiresti teisele poole jõudma. Aga olemuslikult minu arust, kui me ei räägi mingist 13 meetrist sekundist tuulest, siis see on nagu kergem manööver see koos paudiga või vabandust, koos halsiga kui ilma halsita. Et oluliselt keerulisem on teha hästi märgi taha kiire manööver nii, et sa jääd paremale halsile ja saad vajadusel tagant tulevaid uuesti veel rünnata. Et piltlikult öeldes, kui sa teed selle halsi ära, siis sa oled nagu hästi tugevalt otsustanud, et ma nüüd pean hästi jõuliselt sisse minema. Seda tuleb ette ainult siis, kui on selgelt nagu paremalt vasakule krüssu poolt vaadates, siis paremalt vasakule või siis taganttuule suunas vasakult paremale üle tulevad pagid, rada väga viltu või midagi säärast. Aga nagu ühte konkreetset, et mida selles olukorras tähele panna, ei oska välja tuua, et aeroga ma arvan, et on nõks lihtsam, laseriga, Ilkaga on ilmselt nagu see häda, et kui seda liiga kiiresti teha, siis võib veel jääda soot ahtri nurga taha, kui ei jõua seda ära koristada ja mida kõike veel. Aga piltlikult öeldes ei tohiks nagu väga palju muuta, ütleks mina. Ja nüüd, kui me räägime hästi vaiksest ilmast, siis olemuslikult ei ole see nagu märgivõtu manööver iseenesest, siis minu arust ta on juba lihtsalt selline nagu jõulise halsi manööver, aga see on loodetavasti juba järgmise korra teema, et kuidas me halsime ja mis olustikes, mida silmas pidada. Et selles suhtes väga hea küsimus, et juhatas sisse järgmise kohtumise, kus me räägime halsist ja alumise märgi võtust.